Tere, mina olen Karine Jessica Kostla, me oleme siin Ülo restoranis koos Anu Saagimi ja Reet Härmatiga. Me räägime täna tšaagast, me räägime täna ilust ja tervisest üleüldiselt, me räägime sõprussuhetest ja me räägime naiseks olemisest. Ja võt, naised on sellised ilusad, säravad olendid, teil tuleb see sära jube hästi välja. Kuidas te teete seda? Rääkige su saladus välja. Ilgelt lihtne on küsida sellist küsimust on ja meie peaksime justkui avaldama oma kõik saladused. Hallo! Tegelikult me oleme hästi palju andnud ilunõu erinevates artiklites, ajakirjades ja mina annan ka oma tööga, kui ma kliendile teen näiteks jumestust, ma kogu aeg mul suu käib ja ma räägin mingid ilusaladusi ja mingid, ma ei tea, toidusoovitusi. Mina olen pisut kadedam. Reet jagab neid salarippe. Ja jagan, jah. Et mina hoian natukene vakal, sellepärast, et lõppkokkuvõttes ma olen ikkagi seda meelt, et see vist toimub mulle või minu jaoks on üüber, ei pruugi isegi sinu jaoks mitte toimida. Et aga ühe asja me oleme leidnud küll ühise, see on tšaaga. Hallo! Aga sellest me räägime ilmselt pisut hiljem, aga tõepoolest, et Reedu on minu arvates isegi sõltuvuses sellest, sellepärast, et kuigi see tundub alguses selline kibekas, kes peaks esimest korda võtma, siis pärast ei suuda sa ilma selleta enam hommikut alustada. Ehk siis sõltuvus imerohib. Ja, aga ikkagi tegu on tegelikult sellise researchiga ka minu poolt, et ma olen vägagi selliste superfoodide fänn, et supertoidud, mis on muidu olnud välismaalt, ma ei tea, goji-marjad ja ma ei tea, noni, mahl ja nii edasi, aga siis ma avastasin, et appi, meil on enda see must pässik ja siis ma hakkasin uurima kogu seda tausta, et mis seal taga veel on, et teda on ju Hiinas ja Venemaal ja igal pool tegelikult, ma ei tea, aegade algusest kasutatud ja tegu on nagu lihtsalt nagu imeravimiga, tegelikult ravimi ei tohi öelda, aga sellise ainega, mis tõesti toetab organismi. Ja veel kõnetas mind siis see vana mulgitalu retsept, et vaata, mind sellised asjad kõidavad ka, et kui seal asjal on mingi lugu taga ja ta on kuidagi nagu vaata tulnud siis läbi selle, et see pole lihtsalt kuskilt välja mõeldud. No jah, me ei lasegi Karina üldse rääkida, me räägime ise nii targad. Mina kuulen. Ja mina olen ka jõudnud viimasel ajal sinna punkti, et ikkagi tarbige oma nii-öelda kodu lähedal. No Eesti on nii väike, et see terve Eesti ongi meie kodu, eks ole. Et milleks tuua siis sealt kuskilt Brasiiliast, Argentiinast, ma ei tea, Alaskalt, seal kasvab midagi peale. Aga et ärge tooge neid imeasju sealt kaugelt, sest et need asjad, mis kasvavad kodu lähedal, tegelikult teavad, mida meie organism vajab. Ehk siis see on väga hea tarkus. See on tulnud mulle hiljaaegu ikkagi jõudnud kohale endale ka, et kodu lähedalt võetud ained toimivad ikkagi kõige paremini. Ja, mainisite kenasti ära ka, et see tšaaga on ju tegelikult 100-aastase retseptiga mulgimaalt pärit, mustast pässikust selline oma esivanemate tarkus. Ma kohe küsin juurde, te ütletegi, et see on üks teie selliseid ilu ja tervise nippe, aga neid on 4 erinevat maitset. Mis see teie kõige lemmikumaks on kujunenud? Nüüd tuli viimase raksuga tuli midagi, kas oli mustsõstraga või? Ja, mustsõstar oli siis selline, mis on siis C-vitamiini suure sisaldusega. Aga see on ilma alkoholita. Ma ei taha olla alkoholi reklaamija, aga ma peaksin, nüüd ma olen kõike variante muidugi proovinud, see maitseb mulle ülihästi, aga ikkagi see väike tiba alkoholis ei ole üldse sellepärast, et ma tahan ilgelt juua ja mul on seda kikki vaja, vaid olgem ausad, teatud ravitaimed aktiviseeruvad või toimivad paremini, kui seal on see pisikene alkohotilk juures. Seda ei ole üldse palju, aga kuidagi ta avab selle ime. Et muidugi need, kes üldse alkoholi ei tarbi, nendel ma ei soovita isegi nagu proovida või kes vähe tarbivad. Sest et meil ikkagi sõbrannadega juhtus ka see, et kui ei ole harjunud, on ju siis väike selline et vibra tuli sisse, et ta on tõesti võimas taim ja kellel on näiteks madalam vererõhk, siis see muutus võib tegelikult olla päris suur, aga see ongi, et see ei ole sellega harjunud.
ja tegelikult sul on seda vaja, et ta käivitab jälle selle organismi sellise paneb nagu topelt sulle dopingu sisse. Et kusjuures seda mustsõstra eliksiiri siis Magnus Kirt reklaamib, et mina oma pojaga just seda jõin siis koos, et sa ei saa ju seda alkoholiga Elementali koos juua pojaga ja aga et see mustsõstraga väga hästi siis meile nagu sobis, et ja just see, et sa saad ka valida, kas sul on mahevariant või siis tavaline on ju variant, et see mulle ka nagu sobis, et vastavalt su rahakotile siis millise sa siis valid. Et mina muidugi alati eelistan mahedaid asju, et ma katsun ka süüa teha iga päev siis kodus nagu kõik, mis on võimalik, ma ostan nagu mahe toodangu ja siis muidugi vahel ei ole kõik võimalik näiteks väljas süües ja nii ka, aga see on minu jaoks nagu suur ikkagi asi, et väga tore, et on sellised tooted ka olemas. Aga proovime ära. Proovime ära vahepeal, see on siis Anu lemmik. Tšaga. Nii. Juba see lõhn on nii imeline see. Siin on tõesti tugevalt tunda seda mustsõstart. Ja mustsõstar siis ka on ju tegelikult meie nagu siis supertoit, et ta on ikka võimas C-vitamiini allikas, pluss siis antioksüdandid ja kõik sellised ja öeldakse, et C-vitamiin aitab siis paremini imenduda sellel ka siis pässikul, et nad kõik koos nagu omavahel siis tegutsevad nagu kehas. Et ei, mina söön muidugi veel toidulisandeid vitamiinide näol, aga alati on looduslik parem, et üks võib olla see sünteetiline tablett, mis sa sisse võtad, aga see, mis on nagu looduse poolt, see on ju tegelikult kõige parem. Aga Reet, Anu nüüd ütles, et tema lemmik on see mustsõstra, sina ütlesid, et sina oma pojaga võtsid ka seda, kas see on ka sinu lemmik või on mõni teine tšaga maitse, mis sind eriti kõnetab? Kusjuures kibuvits on selles mõttes üks hästi-hästi huvitav taim, et ma kasutan teda ka nahahoolduses hästi palju, kibuvitsaõli. Et ta on selline, mis on täielik iluvitamiin. Et kibuvitsas on sees siis kõik võimalikult erinevad sellised elemendid, mis võimendavad sinu kollageeni tootmist organismi ja ühesõnaga igavesti noor ja see C-vitamiini sisaldus muidugi ka. Ja see maitse on ka tegelikult väga hea, et jällegi tuleb loksutada, et seda peaksid kõik meeles pidama, et ei tohi teda nagu avada niiviisi ja siis sa võtad pealmise selle nagu ära ja alla jääb see kõik see paksem, see kasulik asi on ju, et pärast saad lõpus sellise laksu. Aga kas sul see on ka selge, kas seda tasuks siis ikkagi enne söömist sisse võtta või siis peale sööki või mina võtan hommikul, õhtul, päeval, mitu korda päevas? Ikkagi enne sööki, aga kindlasti siis söögiga koos, sest et muidu tühja kõhu peale võib ta natuke olla tugev, jah. Ja see 25 milliliitrit 3 korda siis päevas. Ja vahel võib olla tüütu, et kas sa, et kuidas siis tassid seda pudelit kaasas või et kuidas sa lõuna ajal selle võtad, aga mina olen selle lahendanud, et ma olen siis pannud väiksesse endal topsi kaasa, et mul on ta olemas, et võtad siis vahepeal selle ikkagi sisse, et see järjepidevus on minu meelest ka tähtis, et kui sa teed mingit kuuri, et siis sa teed seda nagu korralikult, et sa ei tee nagu muus heas. Nii, maitseme siis seda kibuvitsa maitset ka, tunneme. Sellel ei ole nii tugevat lõhna. Jah, see natuke moosi isegi, moosine. Ja maitseb ka moosiselt. Mina ütleks ka veidi magusam kui mustsõstar, aga tegelikult siin ma pean ka mainima, et need võivad olla aastakäigutigi täiesti erineva maitsega, nii see mustsõstar kui kibuvits, sest et looduses on ju see, et iga aastakäik on see mari tegelikult natuke erineva maitsega ja see taim, et see on nii huvitav, et mulle jällegi tähendab see, et see on nagu elustoode, et see ei ole mingi sünteetiline fabrikaat, mis on ühesugune täpselt standardite järgi, vaid et ta ongi eriline. Ja, et üks aasta saame võib-olla rohkem mingid elemente, teine aasta on mingid selliseid asju seal vähem ja et ta kuidagi on siuke hästi huvitav. Nagu veini. Nagu veinigagi, jah. Iga ühel oma ja iga pudel erinev. Aga proovime selle astelpajuga tšaga ka ära. No astelpaju peaks olema ju ime mari. Kas need, mis meil täna siin maitsmisel on, need on ilma nüüd
selle alkoholiga. ja Elemental on ainult alkoholiga. Ainult siis see Chaga toode, millel on siis 6% alkoholi või promilli, siis on see Elemental, millest enne rääkisite ka, et mis on siis alkoholisisaldusega. Kõik teised on siis ilma alkoholita head eliksiirid just immuunsuse tugevdamiseks. Nii, aga paljud on minu käest küsinud ka seda, et kuidas siis toodet säilitada. Et noh, mina isiklikult, mul on köök üsna jahe, hoian teda siis köögis, kuna ma tarbin ta kiiresti ära, aga paljud ikkagi hoiavad või kuidagi soovitatakse hoida ikkagi külmkapis. Peab hoidma külmkapis, et need, mis nüüd on mahlaga, mis ei ole siis alkoholiga seisab sul niiviisi ka, aga need, mis on nüüd nende värskete mahladega ikkagi külmkapis, sest et muidu ta lihtsalt läheb ka käärima. Sul on ju värske mahl ka, sa ei hoia teda ju mahlapaki niiviisi laua peal, et sa pead selle joomas ühe päevaga ära, aga noh, seda kuldaväärt kraami ju ühe päevaga ei joo ära. Just. Ja siin näiteks on siis kibuvitsa omas ei ole isegi suhkrut ega mett ega midagi sellist, et ta on täiesti vegan ja selline üli siis top timmitud retseptiga, et seda kindlasti tuleb hoida siis külmkapis ka. Ja olenemata sellest, et tal ei ole ei lisatud suhkrut, tegelikult just kommenteerisime väga magusa maitsega, eks ole. Nii, meil on siin veel jäänud see astelpaju maitsega, proovime selle ka järele, mida me siit tunneme. No ehtne astelpaju lõhn kõigepealt. Ja kui muidu näiteks astelpaju mahl eraldi on natuke võib-olla liiga minu jaoks siuke kirbe, siis siin ta koos selle jube hea maitsega. Mee ja ma arvan, siin on ka veel aaloed ja siis see raudrohi ja sees, et ta on kuidagi nagu hästi mõnus. Kuulge, ma hakkan vist oma eelistusi siin muutma, ma ei tea, kas ma seda varem ei olegi astelpaju, vaat ei ole julgenud võib-olla proovida, sest astelpaju on minu jaoks alati selline pisut mõrk ja smari on ju. Ja siis kui on valida, siis kuidagi olen alati läinud kindla peale välja, aga praegu ma pean oma eelistusi muutma, see on super mahe ja ütleksin, et senistest täitsa lemmika. No nii, vahetasime lemmiku välja, aga tõesti kõik need täitsa erinevate maitsetega on, mida me ei ole veel proovinud, ongi siis see Elemental, mis on siis ainus, mis ei ole mitte mahlabaasil, vaid mis on alkoholiga. Et proovime selle ka kõrvale veel ära, meil on siin täpselt jäänud. Et mina isegi liigitaks niiviisi, et tõeline ilu nii-öelda eliksiir on siis kibuvitsaga. Astelpajuga on, kui sa tunned, et natukene võib-olla külmetus ja võtad sellise ravi ennetava ja mustsõstraga on siis sellisele, kes tõesti füüsiliselt palju ennast nagu pingutab, et käib palju trennis ja üldse on suke aktiivne eluviis, et siis see mustsõstraga oleks hea selline tugi. Ma isegi arvan, et see mustsõstar läheb lastele hästi peale. Ja, ma arvan ka. Tuleb selline mõnus selline suve tunne või jess, nüüd ma olen vanaema juures, suvi on käes. Ja Chaga need eliksiirid on tõesti ka sobilikud alates 3. eluaastast, neid on täitsa tervele perele tarbimiseks. Nii, see on väga-väga tume, panete tähele? Ta on nagu arstirohi kohe, on ju, kui vaatad, nagu need apteegitinktuurid. Lõhnab ka nagu arstirohi. Ossa poiss. Ja mina sellest nagu sattusingi sõltuvusse, et ma arvan, et see väike nagu klõmm hommikul alkoholiga, et see paneb sul vere käima ja ma olen väga selline hiline ärkaja, et kui on vaja vara tõusta. Kui sa kell 1 ärkad päeval, siis loomulikult väike klõmm teeb tera. Kell 1 päris, aga ütleme nii, et ja armastan magada kaua ja siis võtad selle sisse, see kohe nagu hops, silmad särama ja noh, mis siin salata, tegelikult see Chaga mustpässik ongi selline aine on seal sees nagu melaniin, mis siis tegelikult panebki sinu nagu silmad särama, isegi võib hallid juuksekarvad ära kaotada, et sul hakkab jälle see pigment, õige pigment tuleb välja, et noh, ta on selline veidi elumuutev aine. Teate, mina ikkagi arvan, et see on selline šott, mis on, praegu on talv, praegu on külm, on ju, et selline talvejook natukene ja siis samas võib-olla enne magama minekut mina ikkagi võtaks selle väikse šotti. No võib-olla mitte päris enne magama minekut, kella 6-7 vahel, ütleme siis niimoodi, et tekib selline väike mõnus surin.
aga no loomulikult, igalühe. Mina ütlen jälle, kuuri teed, sa võtad 3 korda päevas selle klõbi sisse. Aga kas nii ei või teha, et mul on 3 või 4 erinevat pudelit, on ju. Hommikul võtan siis võib-olla, no mul tekkis nüüd lemmikuks, läks ikkagi see astelpaju. Et võtan selle astelpaju, tekitab sellise mõnusa tunde, siis võib-olla päeval võtan siis mustsõstra ja õhtul võtan siis selle klõmmika ja siis kui nädalavahetusel võtan kipuvitse. Ei no kindlasti nii võib kombineerida selles mõttes ja see on täiesti nagu uus lähenemine, ma peaks ütlema ja mina olen alati nagu ühte tüüpi kasutanud siis kuurina ära ja ma olen võtnud siis 2 pudelit, et siis sa nagu saad pikema selle aja ja sa tõesti tunned, et ta annab sellise nagu uue hingamise organismile, sest et mida ta teeb, ta ikkagi on tõeline antioksüdant ja siis seda oksüdatiivset stressi rakkudel maandab, et sellised keerulised sõnad, aga et me kõik ju vananeme ja rakuprotsessid aeglustuvad vanuse lisandudes ja see nüüd on selline, mis paneb jälle kõik nagu tööle ja ta isegi siis, mis tal on ka öeldud, et ta pidurdab selliseid nagu nende halbade rakkude kasvu, et ta oskab nagu vahet teha siis see must pässik. Et noh, tõeline selline avastus ja tegelikult uuringud alles veel kõik käivad, et kuidas veel kõike tõestada, et mis ta tegelikult kõik selle organismiga nagu teeb. Aga noh, fakt on see, et ühtegi halba nähtuga kõrvaltoimet sellist ei ole. Et see on minu meelest kõige parem. Mina alati nagu loen, et kui on mingi ravim või toidulisand, et okei, ta on hea, ta teeb head, aga kas, mis need siis need teised pooled on? Aga võt see on nüüd selline asi, millel tõesti ei ole nagu. No, ma võtan nüüd lühidalt kokku, mina ütlen lihtsalt, et ma olen selline inimene, kes teeb järeldused selle pealt, et mida ma näen, mis minuga juhtuma hakkab. Et nüüd ma olen piisavalt kaua seda tarbinud ja ma võin ausalt öeldes ja vaadake ise ka, karv läigib, nahk on sile, õhetab ja ma tunnen ennast energiliselt, et igaüks näeb ju ka ja tihti peale minult küsitakse, kus sa selle energia võtad, et sa jõuad teha seda, teist ja kolmandat. Ma arvan, et siin on see üks imerohi, mida ma ei tahtnud natukene nagu avaldada või paljastada. Nüüd tuli see välja ja igasuguse tarkusega veel sinna juurde. Kuna Anu küsiski, et kas on võimalik ka nii-öelda miksida neid tooteid, et meil on täiesti endal ka saadaval perepakkidena. Et võib-olla näiteks peres hoopis ühele maitseb üks, teisele meeldib teine. Igahel oma, saabki mitut proovida, et meil on selline perepakk olemas, kus on 6 pudelit ja saab ka täitsa miksitud kujul seda siis endale soetada proovimiseks. Ja seda ütlen ka, et kes tahaks kõigepealt üldse proovida sellise esimese, et saada aru, milline maitse võiks maitsta, siis siin Ülo restoranis saab ka tõesti ühe sellise pisikese klaasitäie proovida katsetuseks, et siis valida oma lemmik välja. Aga mis on elus kõige olulisem? No ikkagi perekond ja head sõbrad, seltskond, kes su ümber on. Neid ei pea olema palju, aga nad võiksid ikkagi olla sellised normaalsed inimesed. Jah, et mina ka kindlasti poeg ja lähedased ja sõbrad, et see ongi üks selline ring, et tutta võib ju palju olla, aga sellised sõbrad, nagu lähedased sõbrad, et see on selline punt, kes on tegelikult sul kogu elu nagu käib kaasas ja need hoiavad sind ja sina hoiad neid. Ja mind nagu käivitab ka see, et mul on nagu mingi oma kirg ja teema, et mul on praegu siis orgaaniline nahahooldus on minu selline uus projekt ja kirg, et mulle meeldib, et ma teen asja, millesse ma 100% usun ja mul on tunne, et ma päästan sellega kuidagi maailma ja see nagu käivitabki mind, et peab leidma selle oma asja, oma niši. Ja kindlasti heategevus, et tahaks rohkem teha selliseid heategevusprojekte, et me oleme Anuga olnud siis nähtamatud loomade aktsioonis kaasatud ja siis ma olen turvakeskuse lastele teinud erinevaid projekte, et mulle tundub, et kui sa oled tegus inimene ja sa saad endaga hakkama, siis sa pead natuke proovima ka seda anda nagu veel edasi, et kuidagi märgata ja ümbritsevalt nagu aidata. Et ei pea, aga see oleks nagu tore. No mind käivitab ikka, ma pean see vahele ütlema, töö, just sa mainisid ka, et sul on see oma kirg, sa teed oma asja, et töö, et ma võin küll tänaseks öelda, et ma olen leidnud sellise töö, mis mind paneb hommikul silma särama. Ma tõusen üles, ma tean, et ma tahan sinna minna. Ehk siis see, mida ma teen praegu ajakirjanduses, kohtun väga paljude huvitavate inimestega, uute inimestega, keda ma varem ei tundnudki ja läbi selle ma olen saanud nagu mega ägeda ka tutvuskonna. Et
ja vahel ma tõesti mõtlen, et issand jumal, et ma ei hakka nüüd usklikuks siin pöörduma, aga et kui hästi mul on ikkagi läinud või vedanud, et jällegi toon selle Eesti väiksuse esile, et siin on kõik võimalik. Siin sa võid minna rääkida ministriga, presidendiprouaga, kuulsa kunstnikuga, disaineriga, et kui sa oled ise aktiivne, ise oled uudishimulik ja tähelepanelik, siis Eestis on absoluutselt kõik võimalik. Aga meil on olnud siin nüüd pikemat aega selline keerulisem aeg seoses koroonaga, et kuidas teie seda näete, kas siin on midagi, mida võiks õppida kogu sellest olukorrast ja mis see võiks olla või kuidas seda rasket aega üle elada? Tarbige Chagat ja kõik on hästi. Ma arvan, see on hea selline aeg, kus inimesed pöörasid tähelepanu rohkem oma tervisele. Et ma tean, et mulle tuttavad ravimi esitlejad ütlesid, et apteegid olid tühjaks ostetud igasugustest vitamiinidest ja tinktuuridest, et jõulukinkideks, et inimesed rohkem hakkasid mõtlema, et kuidas ennetada haigusi ja sellist nagu kehva enesetunnet. No ikkagi immuunsussüsteemi peale hakati mõtlema. Sest ma pidin tihti peale üle korrutama ja ütlema, et kuulge inimesed, et vaata, sa praegu ütled, et inimesed hakkasid nüüd alles mõtlema oma tervise peal, aga ma olen aastaid seda teinud, ma olen 10 aastaid seda teinud kogu aeg, ikkagi üritanud toituda tervislikult, tarbinud neid toidulisandeid, mida iganes, siis vitamiine. Et ma olen seda ammu enne teinud, et ma arvan, et see on aidanud ka psüühiliselt kusjuures. Ega siis haigus ei ole ainult see, et ta on sul siin kuskil kehas, ta on sul ka siin, et aidanud väga palju ja nüüd ma saan tegelikult aru, et kõik see aastate pikkune töö, raha panemine igasugustesse purkidesse ja pudelitesse on tegelikult ennast ära tasunud, et ma ei pea jooksma mööda arste ja ninavingus olema ja ma ei mäletagi, millal ma nagu tõsiselt haige olin, lihtsalt gripiski. Et see on täiesti välistatud, sellepärast, et ma teen ennetustööd. Ja, sama siin, et kindlasti ennetamine on see ja enda eest hoolitsemine ja märkamine. Ja mis nagu ma kuskilt lugesin just ka, et inimesed hakkasid rohkem lugema, rohkem raamatuid lugema, raamatukogud on täiesti tühjad raamatutest ja hakati rohkem väljas käima just looduses, sest et ei ole enam muud variante ja et ma arvan, loodus on tegelikult see asi, mis meid päästab üldse selle kogu selle stressi ja Eesti loodus just ja ei no muidugi kuskil palil või Malediividel on ka väga ilus loodus. Aga ma mõtlen seda puhast loodust. Aga just puhas loodus ja et kui ikkagi me oleme nagu privilegeeritud, et meil on see olemas veel need metsad ja järved ja meri, et ma isegi, ma ütleme, autot ei ole, ma ei pääse nagu kesklinnast nii ruttu kuskile paksu metsa, aga siis ma lähen Pirita mere äärde jalutama. Juba sulle annab see kuidagi kuule, mets on meil tegelikult kodu ukse taga. Jaa, tegelikult on lähedal igal pool, ja. Aga ütleme, et võimalused on ja et sa siin Eestis me oleme ikkagi väga hoitud, kui me nüüd oskaksime seda ise hoida. Me oleme nüüd igasugustest põnevatest teemades siin jutustanud, rääkinud ja maistnud pikalt Chaga Health Elixiire, aga siin Ülo restoranis on selle Chaga Health Elixiiriga tehtud ka üks päris tore magustoit ja meil tüdrukud on teile ka selline üllatus, et meile pakutakse seda ka, nii et saame seda ka katsetada. Just, ja ärge unustage, et Chagast ei saa üledoosi. Minu oma, sa jõid enda oma juba tühjaks. No meil jagub. Nii, meile jõuab nüüd lauda ka magustoit, mida on võimalik siin Ülo restoranis saada, et see on nüüd Chaga astelpaju eliksiiriga tehtud jäätis ja siia on lisatud siis ka Chaga pulbrit ja all on õunakompott, nii et mõnusat maiustamist ja tüdrukud suur aitäh teile oma igasuguste salajaste nippide jagamise eest. Aitäh sulle, et sa meid kutsusid. Ja aitäh Reet, aitäh Anu, aitäh vaatajad, et te meid vaatasite ja tšaakatamiseni. Sorry.